Ma märkan, et käes on täistund. Juhu, kell on 2. Räägime Amazonist selles võtmes, et mida sina saad Amazonis ära teha. Sa oled üks kahest, kas sa oled alustav ettevõtja, sul puudub tootmine või sa oled alustanud ettevõtja, sa juba teed midagi, samblast pärgasid, mis iganes, kõik sobib. Peaasi, et ta ei plahvata, ei ole eluohtlik, ei ole ohtlik nagu ei ladudele ega kellegi tervisele, et kõik kaupad sobivad. Et mõlemal juhul sa oled teretulnud mind kuulama. Me salvestame selle koolituse, sa saad selle järgi vaadata. Hilisemad küsimused kindlasti pane egle@amazoni.ee. Ma aitan sul leida lahendused, et sa saaksid edasi hakata. Mina olen Egle, ma ei ole koolitaja. Ma istun siin täna oma põhitöö kõrvalt, sest meil on endal üle 10 inimesega tiim, kes arendab tooteid ja turundab maailma suurimas e-kaubandusplatvormis nimega Amazon. Ja miks ma täna räägin teie ees on see, et ma olen täiesti veendunud, et Eesti ei pea olema IT-tiigri riik. Eesti võib olla ka nutikate igapäevatoodete paremaks tegemise riik ja seda võimalust Amazon meile täna pakub. Amazon pakub võimalust nagu Airbnb pakub hotelliturule sisenemisel eraisikutele võimalust. Sa tuled turule enda tootega. See ei pea olema leiutatud, patenteeritud, keeruline. Sa võtad, selle sama laualambi ja siis loed laualambile jäetud tagasisideid, küsimusi ja vaatad, mida sa saad paremaks teha. Kas ta on liiga raske, kas ta võiks olla puidust, kas ta disain võiks olla rohkem põhjamaisem, mida klient ütleb ja sa proovid seda toodet natuke paremaks teha, hinda mitte väga kallimaks tehes. Ja kui sa selle pisikese lükk ära teed, siis sa saad globaalsel turul teenida, ma tegelikult ei ütle valesid numbreid, aga 6-kohalisi kuukäibeid ja miljonilisi aastakäibeid. Meie enda tiimi aastakäive praegu on $4 miljonit ja ma ei ole Eestis kõige suurem müüja. Eesti kõige suuremad müüjad teevad $1 miljon käivet kuus ja nende tiimid on umbes 15-20 inimest. Et meie oleme veel keskmise taseme Amazonis toodete arendaja, turundaja. Ja ma täiega lihtsalt kiriklikult usun, et ettevõtlus saab teha igalt poolt, Hiiumaalt, Mändide vahelt, Pärnumaalt rannast, ei pea tulema pealinna, ei pea minema kuskile Silicon Valley'sse. Meil on ka väga suur pluss see, et meil on täiega halvad ilmad, me kogu aeg suusatame pori peal, me kogu aeg oleme veits nagu torris, et jälle on pori maas ja auto on must ja me istume toas. Ja toas on arvuti ja mis viime siis selle enda kasuks tööle. Istume toas ja arvutis, parem siis loeme neid rahvusvaheliselt teatud klientide soove ja oleme siis rahvusvahelisel piirideta turul. Need tooted, mida täna meie oma tiimiga müüme, need kuuluvad kontorisegmenti ja Eestis ma ilmselt suudaksin tekitada käivet võib-olla 3-4 tuhat kuus, aga rahvusvahelisel areenil on see üle 300 000 $3 kuus. Ma soovin jagada väikest presentatsiooni, mis ma teile tegin. Nii, üks hetk. Ja ühtlasi teeme praktiliselt läbi mõned sellised kohad ka, et sa saaksid juba täna õhtul ise vaadata ja uurida ja minna hästi põnevasse kohta, et surkida konkurentide olemasolevates käivetes. Ükskõik missugusel turul, olgu see siis Saksamaa, Prantsusmaa, USA. Mina räägin rohkem USA turu näitel. Ja täiesti okei, kui sa tuled sellel põhjusel mind kuulama, et sa tahad, et sinu ettevõtlus on asukohavaba, et sa tahad, et sinu ettevõtlus on ajaliselt vaba, see kõik on võimalik, aga ära lange selliste juttude ohvriks, et sa saad seda saavutada ostes järgmise kursuse, minnes kuskile, ma ei tea, kellegi kellegi mingisugusesse programmi. Jah, loomulikult sul on niimoodi lihtsam ja samas asukohavabadus, ajaline vabadus tuleb ikkagi siis, kui sa ettevõtluse küsimuste ja võib-olla probleemide ja õpikohtade lahendamisega ära lähed, siis tekib asukohavabadus ja ajaline vabadus. See on ettevõtlust. Ettevõtlust üldiselt saab teha igalt poolt. Amazoni ettevõtlus oli ainukene, mida saab teha igalt poolt. Digiturundust saab teha igalt poolt, disaini saab teha igalt poolt, tõlketeenuseid saab teha igalt poolt. Ja Amazon kuulub lihtsalt rahvusvahelisse mõnusasse ketti, mille kaudu sa saad oma füüsilisi tooteid välja arendades ja maailma suurimasse e-kaubanduskanalisse puisates
globaalselt tooteid müüa ja teha seda siis vahet ei ole kust kohast. Täna meil on üle 30 miljoni kliendi Eesti 1,3 asemel, nii et see juba äkki annab natukene mastaapi juurde. Ja laias laastus Amazoni e-pood on fundamentaalselt erinev kui Selver. Lähed Selverisse, siis Amazonis iga riiuli toote puhul sa näeksid ära, kui palju see toode teeb käivet, kui kasumlik ta on, missugune on hooajalisus ja missugused on trendid seoses erinevate tooteartiklitega. Ehk siis sul on üpris nagu lihtne tulla mingisuguste nõudepesutablettidega turule, kui sa tead, et inimesed otsivad näiteks orgaanilisi, nad tahavad, et pakendi kogus oleks näiteks suur family pack, sest nad ju trükivad sisse otsisõnu e-kaubanduses. Selveris ridade vahel ringi käies nad lihtsalt mõtisklevad, eks ju, et sa ju ei kuule seda, keegi ei räägi palju häälega, inimene leibeldataks kohe veidikene nagu omamoodi või isegi hulluks, eks ju. Aga e-kaubanduses kõik, mida inimene vajab, ta trükib Amazoni sisse ja meil on kõik see info käes. Ja läbi selle me tegelikult tooteid turulegi toome ja ma õpetan sulle täna, kuidas seda teha. Natukene jõudsin juba jutustada iseendast. Ma tegelikult olen täiesti tavaline Eesti pisikese küla tüdruk, kasvasin üles alla 100 inimeselises külas ja kuidagi tundsin, et tahaks nagu piiridest väljapoole minna, kuna võib-olla mu lapsepõlves oli nagu hästi pisikene seltskond, et mõtlesin, et okei, kui ma suureks saan, siis midagi nagu piiridest väljapoole võiks ju teha, oleks nagu fun ja on tore ja tegelikult on fun ja tore ja hästi huvitav on ka. Olen üle 5 aasta e-kaubandusele toimetanud, endiselt on hästi huvitav, ma ei näe, et ma täna siit lahkuks, mulle tohutult meeldib tooteid arendada, mulle väga meeldib hoida näppu hästi konkreetselt rahvusvahelise e-kaubanduse pulsi peal, suhelda kolleegidega. No üks põhjus, miks ma teiega täna räägin, on see, et mulle tohutult meeldib, kui tekib juurde inimesi, kes saavad aru, kuidas rahvusvaheline e-kaubandus käib. Meil on oma sõnavara, meil on oma suhtlusringkond, meil on oma seminarid, konverentsid, kus me kohtume nii Eestis kui maailmas. Ja ma olen tänulik igaühe eest, kes selle teekonna ette võtab, sest et see on kuidagi selline oma kild inimesi, kes näeb võimalusi ja lahendab sellel teekonnal ära sellise nagu õpikurvi, mis paratamatult tuleb ette. Et Amazoni õppimine justkui nagu magistrikraadi tegemine võib tunduda, aga sellel magistrikraadil on väga magusad viljad. Olen 100% praktik. Ma tegelikult aktiivselt ei koolita ja lihtsalt soovin oma teadmisi nagu sinu jaoks tööle panna, et äkki sa siis vaatad ka natuke piiridest väljapoole, sest nagu ma olen veidikene kuri selle peale, et Eesti on magama jäänud IT-tiigri nagu tiitli peale. Minu meelest me ammu enam pole IT-tiiger, et teised riigid on meist mööda läinud, ja mina nagu poliitikasse ka ei lähe ja ma tean, et meil on siin kehvade suusailmadega nagu väga suur potentsiaal teha Amazoni ettevõtlust. Nüüd ma panen natukene väiksemaks siin pilte ja jagaksin, mis on e-kaubanduses toimunud COVID-i ajal. Kui see sinine joon on, eks ju, Amazoni kasv, mis on igal aastal 20-30%, siis viimase aastaga toimus 5 aasta kasv. Sa näed seda hüpet siin. Ja miks ta toimus, on see, et tavapoodi inimesi ei lubatud, tavapoed olid kinni. Nüüd on nii palju rohkem inimesi õppinud ära, kuidas osta maailma suurimast e-poest kaupu. Seda saab teha ka Euroopas. Eestlastena sa saad Saksamaalt või UK-st endale kaupu tellida, tuleb umbes 3-4 päevaga kohale. Nii et inimestel on nagu suhteliselt lihtne ja hästi palju uusi kliente on siia platvormile tulnud, ehk siis toimunud on tegelikult hüppeline plahvatus. E-commerce ehk e-kaubandus kokku, see pole ainult Amazon, vaid kõik kanalid, eks ju, on küll 10 korda väiksem kui tavakaubandus, aga siin on kasvukõver. Sa näed, et tavakaubandus ei kasva ja e-kaubandus jällegi on hüpanud ikkagi väga-väga kõrgele ära. E-kaubandus on 10 korda väiksem ja samas, kui ta jätkab nagu kasvu, meil on hästi palju uusi e-kaubanduse kliente juures selle 2 COVID-i aastaga, siis ei ole enam väga kaugel see, kui e-kaubandus jääb tavakaubandusele üpriski lähedale ja tegu on juba väga-väga suure kaubanduse keskkonnaga. Väljakutse nüüd sinule on see, et sa pead õppima e-kaubanduses müüma. E-kaubandus müümine ei ole sama kui Maxima riiulisse saamine, sest meil on oluliselt teistsugused lähenemispunktid.
me ei leiuta oma ette lambist mingisuguseid ideid, vaid me toome tooted turule ainult siis, kui klient on öelnud, et ta tahab seda toodet, ehk siis ta otsib seda toodet ja me toome turule siis, kui meie eelarve tuleb, me suudame eelarve ära valideerida, vahet ei ole, kus me toodame, me võime Eestis toota, Soomes toota, Poolas toota, üldiselt me toodame Hiinas, kuna Hiina on maailma tehas ja kõige kuluefektiivsem. Ja me toome toote turule siis, kui nõudlus on ette juba ära defineeritud, ehk siis kui tore on see tegutsemiseks, et sa lähed nagu vähemaga riskima. Ja miks ma räägin suuresti Amazonist, kuigi need töövõtted tegelikult kalduvad edasi ka Walmart, eBay'sse, Wayfairi, on see, et Amazon on lihtsalt nii megagiga suur, ta on täielik suur gorilla pisikeste kärbeste pundis ja mul ei ole siin nagu rohkem kommenteerida, lihtsalt klient on Amazonis, sul ei ole mõtet minna Etsy'sse, eks ju, jah, kui sa oled käsitööline, siis ilmselt on, aga mine Amazoni, sest Amazonis on kliendid juba kohal ja ma pigem räägin siin USA Amazonist, et Euroopas on Amazon ka, aga mingi 50% kõik Euroopa riigid kokku on see maht võrreldes USA Amazoniga. Ja ma tahan anda sulle kohe hästi praktilise tööriista, kuidas sa saad teada, palju erinevad tooted Amazonis raha teenivad. Ma korraks teen lahti niimoodi. Korraks teen lahti Amazoni enda Ameerika lehe. Nii. Ja paneme siia sisse näiteks kõrvaklapid, earphones. Suvaline toote, mida igaüks oskab osta ja kasutada. Ja nüüd on oluline alati, et kui sa Amazonis tahad näha, mis tegelikult turul saada on, siis sa paneksid sisse õige postikoodi ehk siis Ameerika postikoodi. Ja kui sa muud postikoodi sisse panna ei oska, siis 82801 on üks Ameerika postikood. Ja siis sa näed ära kõik Ameerika klientidele kättesaadavad tooted, vastasel juhul sa näed ainult neid, mida Eestisse ka shipitakse ja neid on väga-väga palju vähem kui muidu. Ja mida ma räägin nüüd siis, põhimõtteliselt me sattusime kõrvaklappide riiulisse. Sa näed ära siin, kõige esimesed tooted on kõige populaarsemad, need müüvad läbi kõige rohkem. Ja ma justkui tahaksin teada, et palju nad raha teenivad ja hiljem vaatame, et kuidas ma turule tulen. Ja ma annan ühe tööriista, mis näitab kätte, palju sellised tooted raha teenivad. Lähen tagasi oma ettekande juurde. Nii, selle tööriista nimi on Helium 10, siit näed ära nime, helium10.com, lähed helium10.com veebilehele, teed endale konto ja installeerid ära Chrome'i laiendi. Ja nii kui sa oled Amazon.com leheküljel, siis see Chrome'i laiend näitab sulle ära, palju konkurendid käivet teevad. Mida me nüüd kohe praktiliselt hakkame vaatama? Me vaatame revenue'd ehk käivet. Me soovime, et paljud tooted teeksid üle 5-kohalist käivet kuus. See näitab ära, et on suur nõudlus ja tooted ei ole koondunud ühe brändi või patendi tõttu ühe müüja kätte ja me kindlasti tahame, et sul oleks palju konkurente ja nad kõik teeniksid head raha. Ja teine väga-väga oluline asi Amazonis on, et kliendid on mega rahul selle tootega, mida nad ostnud on. Me näeme ära, mitu review'd konkurendid on saanud ja me näeme ära reitingute alt, kui rahul kliendid on. Meil on suhteliselt hea turule tuua täpselt seda toodet, mis ma siin olen välja joonistanud. Toode, mis teeb $26,000 käivet, tal on 42 review'd. Me soovime, et paljudel konkurentidel, võimalikult paljudel oleks alla 100 review, sest kui mina tulen turule, siis mul ei ole ju ühtegi review'd ja siin 12 000 review'ga minna rinda pistma on natukene selline mõrvarlik plaan, aga 42 ei ole üldse keeruline. Ja selle tootel on 4.0 tärni tagasiside, ehk siis inimesed ei ole nagu täiesti rahul ja siin on mingisugused asjad, mida ma saan parandada. Ja me hakkamegi vaatama sinuga, kuidas ma saan, kuidas sellises olukorras nagu seda analüüsi ja mõttekäiku teha ja toode turule tuua. Igaks juhuks väike juhend sulle ka, kui sa Chrome'i laiendit varem ei ole installeerinud, siis vajutad siia 3 täppi peale, võtad More Tools, paned Extensions ja lähed ja installeerid Helium 10 lingi, extension ära. Mul on siin link ka pandud, sa saad hilisema slaidiga selle endale kaasa. Ja kindlasti hoiame meeles neid punkte, kui me Amazonis tooteid analüüsime ja katsume leida võimalus, kuidas turule tulla.
Me tahame, et paljudel konkurentidel esialgu on 4-7 tuhat käivet, aga me tahame, et parimad teevad üle 5 kohalist käivet ehk siis 10-50 tuhat käivet. See näitab ära minu teenimispotentsiaali, aga ma lähen esialgu konkureerima natukene pisemate tegijatega. Me soovime, et võimalikult paljudel oleks alla 100 review ehk siis see nišš, kuhu ma sisenen, ei ole liiga vana, ta ei ole liiga satureerunud, seal ei ole liiga siukseid kiviaegseid tooted ees, kus on 10 000 review'd ja inimesed on super happy'd, et tootega tegelikult ei ole vaja muudatusi läbi viia ja mul ei ole argumenti, et turule tuua. Nüüd ma soovitan esialgu alustada enam-vähem kingakarbi suurusest tootest, sest esialgu sa ei taha minna seda teed, et sul on mega kallis tasuda Amazonile makstavaid lao- ja tarnekulusid. Tuletan meelde, et me saadame Amazoni ärimudeli puhul oma kauba Amazoni lattu. Amazon saadab üksikud klienditellimused ise kliendini, sina neid üksikult välja saatma ei pea. Sa ei pea jälgima, kas see jõudis kliendini. Kui see ei jõudnud kliendini, siis klient joriseb, siis Amazon teeb esmase klienditeeninduse ära, annab talle võimaluse kaupa tagastada, kui klient 30 päeva jooksul tahab kaupa tagastada. Ja sina oled kõigest sellest vabastatud, aga see luksus maksab sulle 30-50% kauba lõppmüügi hinnast, mida sa toodetel Amazonis näed. Ja ometigi see kõlab nagu suure summana ja samas on see ikkagi soodsam, kui sa teeksid kõike seda Eestist. Amazonil on nii suured logistikasüsteemid ja optimeeritud robotitega varustatud laod, et mitte keegi ei suuda seda teenust pakkuda soodsama hinnaga kui Amazon ise. Hinnavahemik võiks olla psühholoogiliselt mugav. $20-59 on Ameerika kliendile mugavustsoon. Ta väga ei analüüsi, ta teeb kiiresti emotsiooni ajendil selle ostu ära. Nii et sul on võimalik ost kiiremini kätte saada, ilma et sul oleks vaja väga põhjalikku YouTube'i juhendvideote kanalit või oma veebisaiti, kus sa näitad ära, et kõik sinu ettevõtte story ja tootmine, et midagi sellist ei ole vaja. Me soovime ka, et hästi võimalikult paljudel konkurentidel oleks hea käive, siis on šanss, et meil on palju erinevaid tegureid, millega tooteid otsitakse, kas värvi järgi, materjali järgi, kasutuse järgi, sobivuse järgi. Ja see annab juurde riiulipinda ehk siis iga otsisõna on üks riiulipind. Earphones on üks riiulipind. Pink earphones ehk roosad kõrvaklapid on järgmine riiulipind ja mida rohkem on neid otsisõnu ehk riiuleid, seda rohkem on võimalus sinul nende riiulite peal olla. Sa võid kõikide otsisõnadega olla esimese ja kõige parema riiuli peal, kui see on relevantne ehk siis asjakohane. Ja brändid, kas sa oled silmitsi väga suurte tegijatega? No põhimõtteliselt, kui sa mingi segmendi välja valid, siis sa saad ju panna Instagrami neid, sa saad Facebooki panna, sa saad Google'isse panna, sa näed kohe ära, kas on tegu mingisuguse gigandiga, kellel on sügavad turundustaskud või on tegu sinulaadse pisikese meeskoeraga, alustajaga, kellega on lihtne konkureerida ja sa ei pea väga muretsema, et ta teeb pooleaastaseid hinnatampingu kampaaniaid ja tõmbab sind turu pealt lihtsalt ära. Ja nüüd kõige tähtsam asi on see, et me kindlasti eristuksime oma tootega. Me võtame igapäevased tavalised tooted, mida sa enda ümber näed ja täna juba kasutad. Kas siis garaažis, kontoris, aiatarbed, autotarbed, lastetarbed, lemmikloomatarbed, reisitarbed, ma ei tea, kõik sellised asjad. Ja me lihtsalt katsume neid natukene paremaks teha soodsa hinnapunkti juurde jäädes. Hiina tehasid kasutades on see kõik võimalik, aga me ei tohi ära unustada, et me peame Hiina tehasest võetud tootega midagi peale hakkama. Kas ma siis lisan sinna mingi lihtsa komplekteseme juurde, mingi puhastusharja, puhastuslapikese, teen äkki kotikese, millega saab toodet kaasas kanda. Või ma muudan materjali või ma muudan värvi või ma näiteks näiteks müün hambaharju 2 seti asemel müün 10 tükki ja saan selle läbi pakkuda soodsamat tüki hinda. Ja teeme korraks päriselt läbi, et sa saaksid aru, kuidas minu mõte Amazoni äri alustamisel käib ja kas me leiame siit võimaluse turule siseneda. Nii, esimene võtmesõna oli meil siis key holder for wall ehk siis seinale kinnitatav võtmehoidja. Ja tuletan taas kord meelde, et hoia meeles Amazoni postikoodi siia panna, sest siis sa näed ära reaalse turu olukorra.
mitte ainult seda, mida eestlastele näidatakse. Ja rääkisime siin veebil Chrome'i laiendist. Chrome'i laiend näeb välja selline sinine, siin üleval paremas nurgas. Kui ma selle ära aktiveerin, siis tuleb välja X-Ray. X-Ray on nüüd tööriist, mis näitab ära konkurentide käibed. Ma teen selle vaate suureks, et sa näeksid. Ma loodan, et sa näed ja kui sa ei näe, siis ma seletan sõnaliselt ka ära, mida ma teen. Nüüd seinale kinnitatavate võtmehoidjate segmendis on kuus ligi $750,000 käivet. Need tooted siin selle lava lehel teevad nii palju käivet, mis on muidugi väga-väga suur, aga tuletan meelde, et Ameerika Amazoni turg on lihtsalt maailma kõige aktiivsem ingliskeelne e-kogukond. Nad ostavadki väga palju ja sellepärast me Ameerika turult alati alustamegi, et saada kiiresti tagasisidet. Keskmine ühe toote müügi revenue ehk käive on $15,000 kuus. Keskmine müügihind on 18 ja keskmiselt on neil 2000 review'd, mis on üpriski palju. Aga igas segmendis on mingisugune võimalus. Igas segmendis, mis tundub, et on satureerunud, tegelikult on olemas väiksemad otsisõnad, mis ei ole nii satureerunud ja katsume koos teiega seda leida. Keyholder for wall. Ma korraks lähen tagasi, võtan selle vaate ära ja vaatame korraks peale, kuidas tooted üksteisest eristuvad. Ma näen, et tegu esiteks hinnaklassis. Ma näen, et on 13 kuni 33. Vaatame korraks edasi. Isegi 9 kuni 33. Kerime natuke veel. Me näeme, et on 37. Kes mäletab, sobilik hinnavahemik on 20 kuni 59. Ja siin selles segmendis täitsa on see kriteerium täidetud, sest et $37 toode 72 review'ga on avalehel, ehk siis järelikult ta müüb päris hästi. Mida ma veel märkan, et tegu on puidustoodetega, metallist, on lihtsad, on sellised keerukamad, on valged, pruunid, mustad. Ma nüüd räägin ära kõik eristumusvõimalused. On hall, on minimalistlik, on selline romantilisem, natuke farmhouse'i stiilis. Ameeriklastele väga meeldib selline country farmhouse'i stiil. Ja see annab mulle lihtsalt väikese nimistu, et millega ettevõtjad täna juba selles segmendis eristuvad. Nüüd ma uuesti teen lahti käivete tööriista ja vaatame, palju raha erinevad ettevõtjad teenivad ja missugusesse materjali ja funktsionaalsuse kombosse meie võiksime siseneda. Sorteerime konkurendid ära käibe järgi, ehk siis kõige edukamad võtmehoidjad tulevad kõige ette. Vaatame, mis siin on näha. Siin on $20 must, suhteliselt lihtne, kuhu saab panna ka ajakirju, mingi lillepotikene. Tema teeb ligi $100,000 käivet kuus, aga ma ei lähe temaga võistlema, sest tal on 2000 review'd. Järgmisel on 11 000, siis 4900. No ei sobi meie plaaniga konkureerida alla 100 review ka konkurendiga. Vaatame edasi. 88 review'd ja 22 000 käivet. Väga hea kombo. Toode on valge, lihtne, selline farmhouse stiilis 19,89, õige natukene allapoole meie soovitud hinnapunkti. Aga ma märkasin ka, et siin oli $37 toode, mis maksis oluliselt rohkem, ehk siis mul on natuke rohkem ruumi kasumit teenida, vigu teha, rohkem turundada. Vaataks edasi, kas me leiame selle tootega üles. Tal oli 72 review'd, on siin allpool natukene ja ta teeb käivet 12 000, nagu väga mõnus konkurentsipunkt, et siin ei ole liiga tihe rabelemine. Ja ta saab ikkagi esilehele tulla oma 72 review'ga, et järelikult läbimüük on tal 300 võtmehoidjad kuus 37 hinnaga. Vaatame, mis me saaksime peale hakata, et kõlab nagu täitsa võimalik konkurent, kellest me peaks paremad olema. Ja kui sa kiiresti näed siin, see müüja ütleb, et tal on patent pendimisel, ilmselt on tegu disainipatendiga. Siin, kui sa tahad disainipatendist mööda saada, siis sa pead toodet natuke välimuse koha pealt muutma, umbes 30%. Seda saab teha näiteks sellega, et sa paned siia, teen korraks suuremaks selle pildi, et sa paned siia näiteks mingisuguse sildikese, kuhu saab panna, ma ei tea, näiteks mis nädalapäev täna on või on lihtsalt must niisugune tahvliosa, kus saad kirjutada, et see on, ma ei tea, tammede perekond. Sa saad natukene siin nagi disaini muuta, sa saad kasutada erineva kujuga nagisid, eks ju.
et sa saad küll nagu disaini muuta niimoodi, et see ei ole 100% samasugune disain. Et alati, me ei jää nagu selle taha pidama. Et kui keegi ütleb, et tal on patent, eks ju, et siin ilmselgelt ei saa olla patent võtmehoidjale, vaid pigem disainile. Aga vaatame, kus kliendid on rahulolematud, mida meie selle toote puhul peaksime muutma, et me saaksime selle konkurendi käibeid endale võtta. Siin 3 tärni review ütleb, et toode ei ole sirge, ehk siis ta on natukene nagu seina peal ebatasane ja klient ei ole sellega rahul. Ehk siis meil on kvaliteedi probleem. 2 tärni review'd räägivad, et kruvid on puudu ja samamoodi, et ei saa sirgelt seinale installeerida. Vaatame, mis 1 tärni review'd ütlevad. Samamoodi kruvid on puudu. Ma kutsuksin siin nüüd mõtteharjutusele sellisele asjale, et okei, ma saan toodet paremaks teha läbi selle, et ma kindlasti inspektsiooni käigus, mida ma alati teen 100%, olen kindel, et kruvid on tootele kaasa pandud. See on üpris lihtne asi, mida lahendada. Aga mis oleks, kui me teeksime samasuguse toote ja me säästaksime klienti üldse kruvimisest? No, ma olen päris kindel, et enamik meist siin täna kokku tulnuna ja meid on siin 108. Me ei taha tegelikult kruvida seina asju, sest auk jääb ju järgi, mis siis, kui kips ikkagi ei hoia. Naised ei tunne tegelikult üldse kindlad mingi tüüblitega mässamise koha pealt, mingi puurimise mässamise koha pealt. Lahendaks selle probleemi ära. Ja siis ei ole meil nagu missing screws ja sükest asja. Ja mina pakuksin sulle mõtteharjutusena, ma korraks näitan, mis toodet ma mõtlen, vajutan Amazoni peale. Pakuksin, et me võiksime samasuguse toote teha mitte kruvidega, vaid kleebitavate konksudega ja sa saad selle toote seina külge panna kleebitavate konksude abil. Nüüd sinul on oluline koht suhelda vähemasti 5 konksutootjaga ja ära testida Eestis, missugused konksud reaalselt hoiavad ilusasti seina küljes kinni, see on sinu vastutus, muidu sa saad halbu review'sid. Aga kui sa leiad selle hea kleepimis omadustega konksu, siis ma teeksin selle toote hoopiski kleebitava. Ma ei teeks seda enam kruvitavat toodet. Nii et selline oli minu nagu mõttekäik, kui ma tuleksin täna uue tegijana turule, et kuidas ma leian selle sisenemispunkti. Ma vahepeal võtan küsimused või vaatan, mis siin on tulnud ja siis võtame 1 näite veel. Nii, vaatame kohe. Olaviga me juba tegelesime. Nii, Raido ütleb, olen mõned korrad Amazonist tellinud. Mõndade toodetega ütleb, et ei ole võimalik tarnida Eestisse. Miks nii? Sellepärast, et müüja ei ole seda varianti aktiivseks teinud, kas siis maksustamise või tarne tõttu. Vaata, kas see Saksamaalt saab tellida või UK-st. Ja kui ei saa, siis selline keskkond nagu eShop.com aitab ära tellida ükskõik missuguse kaubaga USA Amazonisse, lihtsalt pead natukene veel juurde maksma sinna. Kas Helium 10 on eelised Jungle Scout ees? Kunagi Jungle Scout oli kõige parem, siis Helium 10 võttis hästi kiiresti järele. Mina kasutan Helium 10 sellepärast, et ma kasutan sealt sisuliselt kõiki funktsioone. Mulle meeldib ka turu jälgimise funktsioon, võtmesõnade ränkimise funktsioon. Natuke läksime nüüd spetsiifiliselt, aga minu jaoks on seal funktsionaalsust nagu kõige rohkem, et mina ei ole õige inimene võrdlemaks. Ma soovitan, et sa trükid YouTube'i sisse sellise asja, et compare Helium 10 and Jungle Scout. Jungle Scout on samasugune tööriist, nagu me just kasutasime, aga lihtsalt teise ettevõtte poolt. Ja vaata, mida need võrdlusvideod sulle räägivad ja siis sa oled piisavalt informeeritud, et teha enda otsus. Ma kindlasti ei ole Helium 10 müügimees, ta on lihtsalt tööriist, mida ma kasutan. Nii, siis Mer küsib, tere, kas täna tuleb juttu ka KPD Amazon Kindle Print on Demand kohta? Kui jah, siis mis on kogemused selles osas näiteks planeerijate kalendritega? Print on Demandi kohta palun kirjuta mulle egle@amazonikool.ee. Ma saadan sulle ühe helifailina tehtud intervjuu Siim Landiga, kes on Eesti kõige edukam Print on Demandi praktik. Tema teeb üle 100 000 käivet Ameerikas aastas ja ma soovin, et sa kuulad tema nõuandeid. Mina Print on Demand ei tee ja saadaksin sind otse kõige parema allika juurde. Nii et kirjuta egle@amazonikool. Nii.
kuidas see saatmine lattu ikkagi on, küsib Karmel. Nimelt, ma olen natukene segadusest pakendamisega. Kas ma juba pakein eraldi kõik tooted ära või saadan kõik tooted ühes pakis ja nad ise pakivad ka? Sina saadad Amazoni lattu kõik tooted juba niimoodi, et Amazon võtab suurest sellest kartongist välja sinu üksikud pakid ja ta saab saata lõppkliendini. Üldiselt asjad pannakse Amazoni tarnekarbi sisse, nad ei jää üksinda. Nii et sa pead olema kindel, et sa ei pane lihtsalt klaasist mingisugust, ma ei tea, mingi potsikut, eks ju, et ma ei soovita tegelikult väga kergesti purunevaid tooteid alustamiseks ette võtta, sest nad tegelikult tarne käigus võivad katki minna. Aga pakenda ära täpselt samamoodi nagu pakenda ära niimoodi, et kui sa 5 korda peaksid 1 meetri kõrguselt oma toodet maha pillama betooni peale, et su toode jääb terveks. Kui see eeldab, et sul on mullikile seal pakendi sees, siis sinna on vaja panna mullikile pakendi sisse. Kui sa tegeled kreemide, puudrite, vedelike segmendis, siis on vaja topelt sellist kaitset, ehk siis kaane alla on vaja panna lukk ja gaas peab ise olema vaakumkilega üle tehtud, et tal on topeltkaitse lekkimise vastu. Tarnereeglid on Amazonis hästi selgelt kirjas või need pakendamise reeglid. Ja kes iganes vajab rohkem informatsiooni, et siis kindlasti saan ise ka aidata. Nii, edasi. Kuidas on olukord tarneaegadega Hiinast praegu? Janno küsib, tarneajad Hiinast praegu hakkavad rahunema, vahepeal oli isegi kuni 75 päeva, aga see on hakanud nüüd vaikselt minema normaalsemaks. See on loomulikult põhjustatud COVID-i poolt, on endiselt suured järjekorrad nii California kui Hiina tehast või seal sadamates. Ja see on lihtsalt ettevõtlus üks osa. Et jah, mõnel juhul sul kaup jookseb tühjaks riiuli pealt, mõnel juhul sa võib-olla, häda on see, kui sul jõulukaup näiteks jõuludeks sisse ei saa, aga mina ei soovita sul jõulukaubaga ja üldse hooajalise kaubaga tegeleda, sellepärast et tarnimine niikuinii võtab mõnikord kuid ja kuid aega. Alustajana sul on palju lihtsam, kui su toode on terve aasta läbi müüdav ja sa ei pea sihtima emadepäeva, valentinipäeva, jaanipäeva, kooli alustamise päeva, sest et see teeb nagu sinu tegevuse mõnevõrra keerulisemaks, kui ta muidu võiks olla. Nüüd Jannal on Euroopa turu kohta küsimus. Kas Euroopa turul tasub ka FBM proovida FBA asemel? FBM on siis Fulfilled by Merchant ehk sinu poolt Eestist välja saadetav kaup üksik pakendis. Võib proovida, seda võib proovida näiteks algfaasis, kui sul on näiteks oled suur, ma ei tea, lasterõivaste tootja, sul on 100 erinevat toodet, paned nad üles ja siis nii-öelda võtad turunduskuluna sisse selle tarnekulu. Ehk siis sa ei küsi inimese käest lisa tarnekulu, aga kliendil sa võtad takistuse ära. Klient saab tasuta tarnega sinu asja kätte ja sa saad ära valideerida, missugused disainid ja suurused hakkavad hästi müüma ja missugused ei müü. Ja siis need, mis on populaarsed, saadad Amazoni lattu ja siis reaalselt hakkad ka raha teenima nende toodetega. Et sellisel juhul on mõistlik. Teisel juhul ei ole mõistlik, pikaajaliselt ei ole mõistlik, sest see on nii kallis sulle ja sa kaotad 50% klientidest kohe, kui sul ei ole Amazonis kaup sees, sest et sina Eestist ei suuda homseks tarnida kaupa ja isegi kui sa suudad, see on nii kallis, et klient esiteks ei taha maksta seda kallist tarnehinda ja teiseks klient on ära hellitatud tasuta tarnega juba tänaseks päevaks niivõrd suurel määral, et ta ei tule sinu käest ostma, kui sa ütled, et näe, mul siin tarne on 10 või 15 eurot või 25 eurot on ja ma pean 7 päeva peale ootama ka. See lihtsalt tänapäevases kaubanduses ei toimi. Amazoni ladu ja tarneahelat kasutades klient saab järgmiseks päevas kauba kätte ja ta ei maksa selle eest lisakulu. See eeldab, et klient asub Prime kliendi piirkonnas. Euroopas on see Saksamaa, Hispaania, Itaalia, UK, Prantsusmaa, nüüd ka Rootsi, Türgi tuli juurde, Poola tuli juurde. Eesti ei ole veel, sellepärast kui sina ostad Saksa Amazonist raamatu, siis sa maksad selle tarne eest 4-5 eurot. Sest Eesti ei ole Prime'i riik. Prime on siis lojaalsusprogramm, et maksad umbes $100 aastas ja saad tasuta tarne.
Aga Ameerikas on see nii levinud, et peaaegu iga majapidamine, kes Amazonist tellib, nad on Prime'i liikmed, kõik saavad tasuta kohale ja see on järgmiseks päevaks ja sellepärast meil ei ole mõtet konkureerida siit Eestist kauba saatmisega, sest see on kallim, see on aeglasem ja me kaotame vähemasti pooled kliendid ära, sest me ei suuda nende ootuseid täita. Oma laoga selle tõttu ei ole nagu mõtet jaurata. Ainukesed, kes oma laoga jauravad, on suured mööblitootjad, sest et Amazon täna ei suuda mööblit väga efektiivselt liigutada. Kaili küsib, kas saab järgi vaadata? Ja saad järgi vaadata. Siis Andrea küsib, kuidas neid tooteid muuta saab? Sa mõtled ilmselt, et kui sa vaatad näiteks seda võtmehoidjat, ma siit lähen korraks tagasi, tooteid saad niimoodi muuta, et lähed sellisele saidile nagu Alibaba, korraks näitan sulle ette. Alibaba on Hiina tehaste kataloog, siin ei ole kõik Hiina tehased, paneme näiteks Keyholder for Wall. Ja see on eraldi õpiprotsess, et kuidas leida head tehast, aga põhimõtteliselt me näeme siit ära on erinevad võtmehoidjad seina peale. Me näeme, et esialgsed hinnatasemed hakkavad mingi 95 sendist. Lõppmüügihinnad, mäletad, Amazonis olid 13 kuni $37. Siin on läbirääkimiste osa, siin on kindlasti see, et sa pead suhtlema vähemasti 20 tehasega, sa kindlasti tahad tehast leida, mitte edasimüüjad, sest et kui on edasimüüja, siis sa ei suuda kaupa muuta, sest tema ei ole ju tootja. Ainult tootja suudab oma liinil siis asendada, ma ei tea, halli plastiku, valge plastikuga. Ja see on eraldi õpiprotsess. Ja ma kutsun vahepeal neid üles, kes tõesti Amazoniga tahavad toimetama hakata, andke mulle teada. Mul on oma 5 aasta kogemused sisse loetud 40-tunnilisse koolitusprogrammi, mida sa saad täiesti omas tempos, omal vabal ajal läbida. Ja kindlasti asi raha taha ei jää, sest me oleme ühtlasi ka Töötukassa koolituspartner. Ja nii töötava inimese kui töötuna sa saad tulla koolitusele läbi Töötukassaga. Nii et vahepeal ütlen selle ära, et koolitusel me vaatame väga suure osa, vaatame, kuidas me saame väga hea tehase ja missuguseid ja siis analüüsi käigus siit samast Amazonist, mida kliendid ütlevad meile. Me vaatame, et mis me siis peame muutma selle toote juures ja siis läheme nende soovidega siia Alibabasse ja vaatame, kas tehas on suuteline meie toodet muutma. Nii. Korraks kerin ülesse. Karmel küsib, natuke teen suuremaks. Kui keegi sooviks siis hulgi osta minu tooteid, siis Amazon pakib minu pakitud tooted hulgina kasti või on hulgimüügil omaette koht? Ei, Amazon, kui keegi ostab 10 sinu toodet, siis Amazon saadab 10 tükki sellele ühele kliendile. See on täiesti tavapärane ja siin mitte midagi erilist sina tegema ei pea. Kui palju Amazon teenustasu võtab? Amazoni teenustasu, kui sa kasutad FBA mudelit, on 30–50%, kui sa oled FBM, siis on ta üks 15% punkti soodsam, aga mitte väga palju soodsam ja sa kindlasti põrud. Seda ma soovitan ainult teha toodete testimise, nõudluse testimise faasis, pikaajaliselt kindlasti mitte ei tohi. Kui ma vähegi saan siin tooma tiiva alla, siis ma saan sulle pikemalt veel rääkida, miks ise Eestis saata ei ole asju mõtet. Siin on lihtsalt ka see, et kui on lumetorm ja mingi pakkipoint või Omniva jääb lumetorm ja oma autoga kinni ja klient saab kauba 2 päeva hiljem kätte ja on kuri. Sul võib sellepärast konto kinni minna, kui see juhtub 5 korda järjest, aga kui Amazoni auto jääb lumetormi kinni, siis mitte midagi sinuga ei juhtu, sest Amazon võtab kogu vastutuse enda peale. Ja see on kõige suurem risk. Mitte, et see on kallis ja see on aeglane, aga ka see, et sa võid konto kinni jooksutada täiesti force majeure põhjuste tõttu. Sirel küsib, et kuidas on Amazon Handmade, kas seal müüdav kaup läheb ka kohe lattu? Ja, läheb ikka lattu. Amazon Handmade'i kõrval ma soovitan kindlasti Etsy't proovida ka. Etsy on mõnes mõttes käsitöökaupadele natukene parem koht, aga Handmade'i Amazon proovib ka aktiivsena hoida. Soovitan mine YouTube'i, vaata natukene Amazon Handmade'i kohta videosid ja sa saad veidi spetsiifilisemat infot kui see, mis ma täna siin räägin. Dmitri küsib, mis on keskmine marginaal FBA-tes. Üldiselt me ei too tooteid turule, mis oleks väiksem kui 30–50% marginaaliga. See on piisavalt selleks, et väikesed sükksed luksatused, varba äralöömised ehk siis COVID-i laohinnad, kallimaks läinud logistika
et need kinni maksta. Me ei tee 5% marginaaliga tooteid, me ei tee 20% marginaaliga tooteid, me teeme miinimum 30–50% marginaali. Me lihtsalt ei lähe turule enne, kui me pole leidnud õiget toodet. Hannes, kohe ma vaatan edasi. Ma vaatan, kui meil ajaliselt ei tule välja, siis me teist praktilist näidet ei tee, sest ma tahan teie küsimused kindlasti võtta ette. Võtan paar küsimust veel ja siis natukene räägin veel edasi ja siis võtame uuesti küsimused järgi. Võtame Jana küsimuse ära ja siis ma näitan mõned slaidid veel. Kui Eestis müün toodet 850 euriga, kas Amazonis müügihind tuleb kallim? Mitu tükki peab kohe olemas olema Amazonis? Ma ei tea, Jana, mis toodet sa müüd. Ma soovitan laadi endale alla Helium 10 extension, Chromi extension ja pane oma otsisõna Amazon, kas siis Saksa või USA Amazoni ja vaata, mitu toodet kuus sinu konkurendid müüvad avalehel. Ja sina pead arvestama samasuguse läbimüügiga, kui konkurendid müüvad, no sul on kallis toode, eks ju. Kui konkurendid müüvad 10 tükki kuus, siis sina ei püsi avalehel, kui sa müüd 2 tükki kuus. Lanseerimise ajal, toote turule tulemise ajal me hoolitseme selle eest ja siin on palju erinevaid võimalusi, kuidas tekitada kunstlikult nõudlust, et tõestada Amazonile ära, et sa väärid avalehel kohta ja siis sa orgaaniliselt oled inimestel silmad all ja nad saavad sind osta. Samamoodi nagu Google, Amazon ei ole koht, kus sa lähed teisele leheküljele ennast peitma, see on parim laipadele, mitte edukatele toodetele. Kindlasti on vaja jälgida, et mis on konkurentide läbimüük, et ma saaksin arvestada oma tootmises ja nõudluses sellise läbimüügiga. Ma hüppan korraks nüüd ettekande juurde, et mõned mõtted anda teile, et võib-olla vastan ära juba siin kui üksikutes küsimustes, et kuidas sa saad ise alustada. Helium 10 kindlasti, eks ju, kohe laadi endale alla ja siis hakkad leidma väheste reviewdega konkurente, kellel on reviewdes tuleb välja mingisugune probleem ja sul on ka kompetents seda parandada. Kui sa ei taha toodet parandada, miks mitte komplekti luua? See on täiesti asi, mida me oleme ise teinud. Köögisegmendis näiteks sa ei müü ainult ainarulli, sa paned siia silikoonist rullimismati alla, sa paned piparkoogi vormid näiteks kaasa ja spaatli või paned kausi või paned põlle. Sa teed sellise köögikomplekti arvetest, mida inimesed kas siis kingivad sageli koos, ostavad sageli koos ja sa teed nagu inimese elu natuke lihtsamaks. Või näiteks lastepeotarbed, et lapsed on väga laia soovide nimekirjaga, mis tuleb sünnipäevadesse. Kes tahab superkangelasi, kes tahab pilvekesi, lillekesi, üksiksarvikuid, kiisusid, kutsusid. Sa lähed Alibabaasse, leiad erinevad tehased, kes üks toodab mullitajaid, teine toodab, ma ei tea, lima, kolmas toodab võtmehoidjaid, sõrmuseid, kleepse ja sa komplekteerid nende tehaste tooted kokku üheks selliseks komplektiks, paned võib-olla laudlina kaasa, topsikud kaasa ja sul on toode olemas ja sa ühegi toote muutmisega ei tegele, sa müüd komplekti. Või teine variant siis on, nagu me juba vaatasime, sa lähed reviewde kallale ja hakkad vaatama, mis on hästi, sest sa tahad, et see, mis on hästi, on sinu toote juures ka hästi ja mis on halvasti, kas sinul on kompetentsi ja sa leiad sellise tehase, kes suudab neid probleeme siin lahendada. Paned Excelisse kirja mitu korda, mis viga välja toodi. Samas sa paned ka kirja, mis positiivset aspekti selle toote juures välja toodi, et sa ei unustaks ära oma tarnija käest seda tellida ja selline tulebki sinu uue toote kontseptsioon. Sinu töötsükkel näeb välja selline, et toote idee faasis ma soovitan läbi kammida kindlasti vähemasti 50 ideed, et sa saaksid aru, mis toimub erinevates segmentides, näiteks aias, näiteks köögitarvetes, ma ei tea, autohooldustarvetes, lastes, hobitarvetes, ma ei tea, jahimeestel on omad tooted, eks ju. Siin on erinevad marginaalid, tehased on erinevad, konkurentsi olukord on erinev, sa kindlasti võtta ette ja analüüsi 50 ideed läbi enne, kui sa lähed peale. Näidiseid on vaja tellida vähemasti 3–5 tehasest, ei lähe ainult ühest tehasest näidist tellima. Sa tahad hindu võrrelda, kvaliteeti võrrelda, suhtlemist võrrelda, kõik tehased ei räägi väga hästi inglise keelt, sa tahad ikkagi olla suuteline suhtlema oma tehasega võimalikult hästi, et mingisugune fundamentaalne jama sisse ei teki.
ja kui sa oled toote välja valinud, siis tootmine väga sageli ongi 30-40 päeva. Edasi sa siis kas laevatad või lennutad 2-4 nädalat, kui veel Covidit ei olnud. No Covidi ajal on olnud kuni 75 päeva laevatamise aeg, aga see normaliseerub tulevikus, ilmselt poole aasta pärast umbes. Ja kui su kaup on sadamasse jõudnud, siis tollimiseks läheb natuke aega. Amazoni autoga viimine võtab natukene aega, 1-2 nädalat. Ja Amazonis, kui listing on sul kogu see aeg on põhimõtteliselt piltide ja tekstide kirjutamise aeg. Ja kui kaup on jõudnud füüsiliselt lattu, siis sinu kuulutus on aktiivne. Amazon isegi aitab sinu nähtavust 30 päeva jooksul aeg-ajalt tõstab sind nagu headele positsioonidele. Sina ei tohi magama jääda. Sa pead ise ka vaatama, et nõudlus oleks. Võib-olla sa lased hinda natukene alla, võib-olla sa aktiveerid reklaamipinnad, et olla võimalikult palju klientide silmade ees, sest sul ei ole veel review'sid, sa ei suuda veel tõestada, et sa oled hea toode. Aga kui sa oled soodne, siis kliendil ei ole väga palju riski. Ja kui su pildid on usaldusväärsed, su tekst on usaldusväärne, siis kliendid ikkagi valivad ka tooteid, mille review'sid ei ole. Ja lansseerimisperiood on umbes 30 päeva ehk turule toomine, siis hakkab tekkima mingisugune review baas, hakkab tekkima tõestus Amazonile, et sinu toode on tahetud ja 30 päeva pärast sa saad siis otsustada, kas sa tahad edasi müüa seda toodet või sa tahad edasi minna täiesti uue toote ideega. Nüüd, kui sul õnnestub tekitada vähemasti 10 orgaanilist ehk naturaalsel teel tikkinud ostu päevas, siis sa tahad laiendada oma portfelli. Kas siis paned ühe asemel 2 tükki pakki, muudad puitmaterjali metalliks või silikooniks, varieerid värviga, võib-olla paned mingi puhastusharjakese kaasa. Ja sa laiendad sama toote kasutus- ja müügivõimalusi hästi kiiresti, sest sa oled juba ära valideerinud, et kliendid põhimõtteliselt tahavad seda toodet. Ja pärast seda, kui sa oled kõik võimalused ammendanud, siis alles hakkad edasi vaatama, et mis uusi tooteideid sa veel võiksid teha. Ja see on see tsükkel, milles me oleme oma tiimiga juba 5 aastat olnud ja mega põnev on, sest kogu aeg kuskilt mingis nurgas sa parendad, arendad ja liigud edasi. Nüüd hoiatuse slaid ka. Amazon kindlasti ei ole kõikidele. See ei ole kiiresti rikastumise koht. See on ettevõtlus. Ettevõtlus ei ole võrkkiiges 24 tundi chillimine. Ettevõtlus on iga ette tuleva probleemi enda kasuks pööramine. Kas siis probleemi äralahendamine, õppimine, lahenduse leidmaks inimese, kes oskab näiteks kaupa tarnida, tollida. Ettevõtjana mina ei tea tollidokumentidest mitte midagi, aga me kasutame freight forwarder ehk kaubavahendajaid, tarnijaid, kes siis tegelikult tegutsevad selle eest, et aga mul oli esialgu lihtsalt vaja leida 20 erinevat tarnijat, võrrelda pakkumisi, võrrelda tingimusi, vaadata, kas kindlustus on sees, kas nad suudavad ka näiteks inspektsiooni pakkuda. See on sinu kui ettevõtja roll. Ja kui sa ei ole valmis suhtlema rahvusvaheliselt, kui sa ei ole valmis ette tulevaid küsimusi lahendama, siis Amazon ei ole sinul. Amazon ei ole passiivse tulu tekitamise koht. Amazon on ettevõtlus. Nii et minu põhisõnum täna on see, et see on ettevõtlus, eks ju. Proaktiivne õppimist soodustav meel on kindlasti väga teretulnud. Ohvrimeelsus ei aita, pigem on see, et okei, kui mul tekkis mingisugune nagu lõin oma varba kuskil ära, näiteks ma ei tea, ei registreerinud vattnumbrit piisavalt kiiresti, ei tohi kaupa Hispaania lattu viia, et okei, aga kuidas ma siis saan selle vattnumbri, et mis peab sellest juhtuma? Mida mina teen ka, ma ei ole sündinud teadmisega, mida teha. Ma ka võtan Google'i lahti. Ma ka helistan kellelegi, kes võib-olla varem on teinud, et täpselt samat asja nagu sina, teen ka mina. Et selles kohas ei ole mingisugust nurgalõikamist või mingi kime vitsa, mis lahendaks kõik küsimused korraga ära. Üks küsimus alates lähed lihtsalt edasi oma teekonnal. Nüüd väga eksklusiivsete, väga kallite asjade jaoks Amazonis sobi, kui sinu toode on pigem selline Stockmanni sortiment, mida müüaksegi vähe, siis kahjuks see väga hästi ei toimi, sest et Amazon premeerib palju läbimüüki tekitavaid kaupu tükiliselt. Et kui sinu oma näiteks Stockmannis müüb 5 tükki päevas, aga konkurendi oma, mis on oluliselt odavam Maximus, müüb 50 tükki päevas ja nad satuvad Amazoni kokku, siis sinu oma ei satu esilehele, sest teie volüümivahe on niivõrd suur. Vaata hinnavahe üle, kui sa lähed Ameerika Amazoni, vaata, mis on kõige väiksem hind, mis on kõige suurem hind, kas sa saad jagada selle vähemasti 5-ga
heal juhul 7-ga ja kas siis tuleb toote täielik omahind, tootmishind, kas sa saad tootmishinna kätte või sa ei saa. Ja alles siis hakkad sinna logistikat, turundust, enda marginaali, oma palgakulu, oma kontorikulu juurde panema. 1/5, 1/7 peaks olema sinu toote puhas tootmiskulu ja siis sa oled konkurentsis hinna koha pealt. Amazon ei ole kiiresti rikastumise koht, sellepärast, et me läheme kindlasti proovima 3-4 erinevat tooteideed. Selle käigus sa õpid ära põhilised pudelikaelad, mis alustavatel ettevõtjatel tekivad. Väga sageli on seotud kas tarnega või siis eristuvuspunkti leidmisega või siis koguste arvutamisega või siis äkki, kui sa mitte kunagi ei ole turundust teinud, eks ju, PPC reklaame, mis on pay-per-click reklaamid, need on võimalik väljaspoolt sisse osta, aga võib-olla sa tahad ise teha ja alles õpid, eks ju. Mingisugused vead tulevad sisse, võib õnnestuda ka täiesti esimene toode. Kes on huvitatud, just toimus meil webinar ühe mu õpilase Karl Puderselliga, kes otse keskkoolist pani Amazoni ettevõtte püsti ja temal õnnestus esimene toode. Aga see ei ole reegel. Mina ikkagi ütlen sulle kaine mõistusega, et mine 3-4 toodet proovima ja siis alles oled sa läbi komistanud kõik need olulised õpikohad, et edu on siis paratamatu, kui nii võib öelda, sest et sa oled protsessi juba niivõrd mitu korda läbi teinud ja üleüldse sul ei ole vaja alustamiseks 1000 eurosid, võtad tavalise suvasoki paari Selveri riiulist, tekitad talle kuulutuse, saadad selle Amazoni lattu. Võta selline sokk, mis on eristuv mingi disainiga, sest sul on vaja mingi otsisõna sinna külge panna, lihtsalt valge sokk. Teda on raske leida, see ei satu avalehele, sest sul pole ju läbimüüki, sa oled uus tegija. Võta näiteks, ma ei tea, punased jõuluvanadega sokid või roosad notsudega sokid. Sul on see otsisõna, red Christmas socks või siis pink piggy socks. Pane testi korraks see protseduur läbi, see maksab sulle ainult põhimõtteliselt sinu aega. Et vaata, kuidas konkurendid on sokikuulutusi teinud, mida sina tahaksid öelda, kas need on bambussokid, puuvillased sokid või nailonsokid, miks üks või teine materjal on hea, sa proovid tekstis seda ära põhjendada ja saad nagu täiesti ilma tohutuid summasid kulutamata proovida järgi, kas sulle selline ettevõtlusvorm üldse meeldib. Kui sa nüüd oled tõsiselt asja kallal, siis ikkagi võiks sul olla 4-5 tuhat eurot algkapitali, sest me räägime sellest, et me tellime Hiina tehasest toodet. Üldiselt me väga ei vii alla 500 tüki korraga Ameerika Amazoni lattu ja selleks lihtsalt on vaja raha. Tarnimine tuleb ka sul enne müüki jõudmist kinni maksta ja siit algkapitali vajadus tulebki. Samas 100 000 kuukäive dollarites on ka üksinda saavutatav, kui minna edasi, testida uut toodet. Nii et pigem on siin nagu see, et kui ma olen mingi õppetunni saanud, jah, mu toode võib-olla ebaõnnestus, aga võib-olla õnnestus. Kuidas ma siit edasi lähen? Sest ma olen juba nii palju targem. Kui mul õnnestus, mis ma tegin hästi, kas ma leidsin hea värske niši, kuidas ma saan võimalikult kiiresti laieneda, natuke läheb raha taha, et kuidas ma saaks kiiresti osta uut stokki juurde, sest vanad müügid ei ole veel võib-olla kõik kontole laekunud. Aga kui mu toode ei õnnestu ja kliendid ikkagi ei taha, ma võtan kohe õpikohana selle ette, et aga kas ma ei eristunud piisavalt, kas mu hinnapunkt oli paigal, kas mu kuulutus võrreldes konkurendi omaga on ikka parem või ma natukene tegelen siin enesepettusega, et läksin nagu poole vinnaga peale ja lootsin, et minust saab kiiresti rikkur ja tegelikult ma ei ole oma kodutööd korralikult ära teinud. Kogu see tööprotsess on tegelikult meeletult põnev. Sa saad alati teha niimoodi, et sa prindid välja enda kuulutuse, põhikonkurendi kuulutuse, annad oma sõprus 5 kuni 15 sõbrale võrrelda, küsid, miks sa ostaksid selle või teise. Üks ütleb, et näe, see on siin umbes, et kõik mingid padjad on valged, aga näe, see on siin mingi õrna halli triibuga, kui me sulepatjadest räägime, et mulle meeldiks, et kuidagi näeb eksklusiivne välja. Sõbrad hakkavad sulle ütlema, miks ta ühte või teist toodet eelistab ja sa saad nii palju sisendit juba enne, kui sa turule lähed, et sa võid nii-öelda testida oma avapilti, oma fotosid, sa võid testida oma teksti ja sa saad vajalikud muudatused sisse viia enne, kui tõetund nagu hakkab kätte jõudma. Ja võimalused, mis meil siin Eestis nigela suusailma ajal on võimalik endale tekitada. Amazoni suur jõgi on võimalik oma ettevõttest läbi jooksutada. Sa saad mugavalt globaalset äri teha Eesti ettevõttelt. OÜ sobib selleks kenasti, kindlasti võtta ennast käibemaksu kohustuseks, sellepärast et kõik digiteenused sel juhul on käibemaksu vabad.
Kui sa maksukohuslane ei ole, siis lisandub 20% käibemaks ja sinule on äritegevus oluliselt kallim. Miinus on VAT-ettevõtte puhul see, et sa pead iga kuu tegema raamatupidamist, aga seni, kuni sa Amazonis veel ei müü, siis seni sa ei pea ennast VAT-kohustuseks võtma, võta alles siis, kui sa reaalselt müüma hakkad. Nii et see igakuine raamatupidamiskohustus tuleb sul alles reaalselt tegutsemise esimesest päevast sisse, mitte siis, kui sa alles õpid ja katsetad ja toimetad. Sul tegelikult on piiramatu kasvuvõimalus. Täna Eesti suuremad Amazoni platvormi ettevõtjad teevad kohati juba $10 miljonit kuus käivet. Kui sa üksi soovid toimetada, hästi tavaline on see, et tehakse $40,000 kuni $100,000 kuus käivet. Kui sul on huvi selliste inimestega, ma ei tea, mõtted vahetada või nii, kirjuta, ma võin proovida sind kokku viia, aga need inimesed on põhimõtteliselt olemas kõik Amazon Estonia Facebooki grupis. See on selline 2000 inimest, kes me oleme Amazonist huvitatud ja sa võid seal oma küsimusi ka küsida või leida nagu oma faasis olevaid mõttekaaslaseid. Aga kui sa alustad näiteks see aasta versus järgmine aasta, siis sul on see eelis, et Amazon kasvab hästi kiiresti, aga Amazon armastab kontosid ja ettevõtjaid, kellel on näidata tegevusajalugu. Kui sa paned praegu oma konto püsti ja mõne kuulutuse püsti, siis sa oled Amazoni silmis tõsisem tegija, kui sa oled siis, kui sa ootad aastat otsa ja hakkad siis pihta. Sa saad lihtsalt natuke paremat nähtavust, sa oled usaldusväärsem ja mõnes mõttes on ka see, et kui sa täna valid välja mingisuguse niši, siis aasta pärast võib-olla on see juba hapuks läinud, siis sa pead uue niši välja valima. Kunagi ei ole hilja, lihtsalt kui sa täna hakkad plaaniga peale ettevõtlus käima panna, siis mine täna edasi ka. Ära arva, et see mõte peaks 12 kuu pärast ka olema sobiv, sest et teised ettevõtjad tulevad ka ülla samasuguste tooteideede peale ja nemad vahepeal on need tooteideed ära teinud. Nii et kui sul tuleb millegipärast paus sisse, jääd haigeks või fookus läheb mujale, siis alusta lihtsalt tooteotsinguga uuesti, sest pisikesed uued nišid, klientide soovid arenevad kogu aeg. Selles mõttes ei ole hilja mitte kunagi. Sa saad ise valida oma ettevõtte suuruse, võid üksi toimetada, meie täna oleme 10 ja rohkemgi. Nii et see on sinu nagu teha. Turule minnes minul on üks lemmikasju see, et ma saan ette ära teada, kas see turunišš kasvab. Ma näen graafikutelt ära inimeste otsingud. Ma näen ära, kas 500 inimest kuus otsib 5000 või 50 000 inimest kuus otsib seda toodet. Ja ma näen ka ära, kui palju konkurente on, kas mul on 3 konkurenti, 30 või 300 konkurenti ja kui lihtne mul on siseneda. Ja tegelikult ma soovingi leida neid värskelt tekkinud pisikese konkurentsiga nišše, kus otsinguid on palju ja selleks on Helium 10 tööriist jällegi väga-väga hea. Marginalid on meil mõistlikud, isegi head, 30–50%. Siin on piisavalt ruumi, et kasumit teenida, siin on piisavalt ruumi, et uus tellimus sisse panna, enne kui vana partii pole veel täielikult läbi müüdud, nii et sellega saab ilusasti opereerida. Mulle väga meeldib Amazoni puhul, et meil on mega palju erinevaid nišše. Sa võid siduda oma hobidega, oma elukohaga, oma praeguse tegevusalaga, oma haridusega, oma lastega, oma lemmikloomadega, millega iganes. Ma ise tahaksin soovitada, et kui sa üksi alustad, siis võta poole aasta või aasta pärast kindlasti keegi punti, sest et Amazoni ettevõtlus on globaalne ettevõtlus, ta kipub kiiresti kasvama, siis oleks lihtsalt hea, et sul on tagataskus nagu keegi võtta või siis käi lihtsalt lahtiste silmadega ringi või suhtle Amazon Estonia kogukonnas, kas keegi tahaks appi tulla või võtad endale lihtsalt abilise, eks. Me kipume kiiresti kasvama, kui me leiame head tooted, sest me tegutseme mitte Eestis, vaid globaalsel turul ja see kasv tihti võib olla päris kiire. Nii. Mina igal juhul väga tänan, ma võtan küsimused kindlasti ka, et kui ma ei vasta millelegi või midagi jääb segaseks, siis pane egle@amazonikool.ee. Kui sa tahad rongi peale hüpata ja Amazon enda jaoks selgeks teha, nii sel juhul, kui sa oled juba tootja, sul on mingisugune tootemõte olemas, tootmine olemas või siis, kui sa oled täiesti käed taskus ja sa tahad alustada täiesti nullist, avastada kõiki niši võimalusi, mis Amazon pakub, siis mõlemal juhul ma võin sind enda kogemuste abil rikastada. Nii, ma mäletan vist see, et mitme tootega ma olen põrunud. Ma olen põrunud päris paljude
toodetega, sellepärast, et ma olen katsetanud alates rõivastest, sporditarvetest, no praegu tegeleme kontonitarvetes. Ma olen katsetanud hästi palju, katsetamine on väga hea. Põrumine näitab sulle lihtsalt uued õnnestumise viisid kätte, sest nüüd sa tead ju, kuidas sa ei õnnestunud ja edasi sa tead, mida sa pead muutma selleks, et olla edukas. Minu jaoks ei ole põrumine nagu halb, minu jaoks põrumine on see, et ma sain sisse uue info, kuidas tulevikus olla edukas. Me oleme lansseerinud mingi ligi 100 toote lähedale. Praegu meil on aktiivselt portfellis 20, aga me oleme kindlasti 100 midagi lansseerinud ja kui 20 on praegu aktiivselt, ülejäänud 80 ei ole, on ju, mingisugusel põhjusel. Nii et täiega olen testinud erinevaid segmente ja tooteid ja see on kõik olnud hästi hea õppimise koht. Redmi Note 9 Pro küsib, kumb on tõhusam äri, kas dropshipping oma veebilehe näol või Amazonis müümine? Dropshippingu osas ma ei julge sõna võtta, sest et see mõnes mõttes on liikunud täna hiinlaste kätte. Kuna sa ei lisa tootele lisandväärtust, sa ainult turundad, siis minu jaoks ei ole seal marginaali. Lisaks sa pead olema päris hea digiturunduse spetsialist, et teha kasumlikult Google AdWords'is, Facebookis, Instagramis, uudiskirjades turundust. Ja see on tänapäeval üpriski niši teadmine, päris kalliks võib minna, kui sa ei tea, kuidas oma raha ja budgeteid reklaami peale kulutada. Mina dropshippingut ei õpeta, sest et Amazoni mudeliga on võimalik palju rohkem raha teenida ja paljud dropshippingu segmendi inimesed tulevad Amazoni üle ka sellel põhjusel, et kui ta selle sama dropshippingu tootega mingi paranduse ette võtab, siis ta saab rohkem marginaali küsida, ta saab oma brändi sinna külge teha, ta kontrollib kogu tarneahelat ja läbi selle tema igal ettevõtjal on 10 asja, mis ta peab päevas ära tegema, aga FBA mudeliga need 10 asja toovad lihtsalt rohkem raha pärast pangakontole ja rohkem rõõmu ja rohkem arendust ja sa kuidagi oled rohkem 10 käega oma protsessides sees ka, sest sa reaalselt lood mingisugust toodet, mida sa ei vahenda. Amazon FBA mudeli puhul me kindlasti mitte kunagi ei vahenda mitte ühtegi asja, me alati teeme tooteid natukene paremaks. Kas või see, et me võtame lihtsalt tavalise puidust puldi hoidja, paneme sinna pehmenduspadjad alla, et ta ei kraabiks elutoa lauda ära, muudame võib-olla natukene värvi ja see on ainus parandus, mis me teinud oleme, et me midagi fundamentaalselt leiutama ei pea mitte kunagi minema. Mehis, kuidas on kaubatoote teekond, kui tellina liibapaast? Kas sa liibapaa paneb kokku ka lõpptoote ja pakendab või tuleb vahepeal Eestisse? Kindlasti ei tule Eestisse, see on nii kallis, et su eelarve läheb uppi. Sa saad hakkama puhtalt Hiina pinnal. Ainukene asi, mida sa näed, on näidis. Ja iga kord, kui sa toodad, siis alati tootmisnäidis tuleb sulle Eestisse. Komplekteerimine toimub Hiinas, kas see on siis sinu põhitoote tehases või see on sinu logistika ettevõtte juures, see on juba sinu kokkuleppe asi ja sa võid mõlemat moodi teha. Ei tohi unustada vahepeal ära inspektsiooni, 100% inspektsioon alati kõikidele komponentidele ja pakendamine samamoodi, kas siis tehases või oma tarnepartneri juures, pigem vaata, mis pakkumised sa saad, sa võrdled neid ja siis valid enda jaoks kõige kulutõhusama meetodi. Ups, nii vahepeal lendasin siit. Nii, Karmel, kui toode on käsitöö, siis võib ju vabalt tavatootena ka endast esitleda, nii handmade kui tavalises müügis olla. Ja võid küll, lihtsalt kui sa oled tavalises müügis, siis ilmselt su hinnapunkt on veidikene kõrge, et kui sa võrdled Etsy ja Amazoni, saan näiteks, ma ei tea, mingi kinnaste segmente, et Etsy's sa võid vabalt mingi $30-40 küsida, aga Amazonis kinnaste segmendis, ma ei tea, heal juhul $5-6 on ju, et sa lihtsalt oled liiga kallis selle jaoks, et ma ikkagi soovitan, et võta handmade'i programm ja vaata Etsy't, et käsitöötooted on nii kallid, et sa ei suuda tavamass-toodete turul samasugust läbimüüki teha, nagu masstooted teevad, ehk siis sa ei saa avalehele tavatoodete kategoorias. Kuidas leida vajalikku rahastust kasvuks? Juhul, kui toode müüb hästi, kas peaks kohe alguses eraldi ettevõtte tegema ning eesmärgiks võtma tulevikus exit'i tegemise? Mõtlen pikaajalist eesmärki. Ja, igal juhul kirjutan alla, et võtta eesmärgiks exit'i tegemine. Exit on siis meie mõistes see, et me toome turule 15-20 tootest koosneva portfelli. Ta on ühtne, ta teeb kindlasti üle 100 000 kuus käivet. Aastas on ta siis kindlasti miljoni ettevõtte.
Nad on suhteliselt atraktiivsed suurematele tegijatele, kes tahavadki hallata 20-30 Amazoni brändi ühe katuse all. Ja nad otsivad aktiivselt selliseid portfelle ja ausalt öeldes ega sa ise ka ju üle 4-5 aasta ei viitsi teha. Teed näiteks, ma ei tea, koerte voodeid või magamisasemeid, no kaua sa viitsid neid siis välja mõelda, et ettevõtja natukene on siuke rahutu hing, et ta tahab aeg-ajalt muutust ja Amazoni ärimudelisse saad muutust sisse tuua, kui sa müüd oma portfelli maha. Ütleme nii, et kui sa laias laastus oled miljoni ettevõtte, kasumlikkus on seal 30% juures, siis su kasum on 300 000 aastas. Selle sa korrutad enam-vähem praeguses ajahetkes 4-6-ga ja see on sinu exiti raha, ehk siis sa jalutad sealt üle $1 miljoni minema. Võtame nii. Vajalik rahastus. No ma isiklikult olen rahastust saanud Eesti pankadest. On võimalik, Amazoni ümber on tekkimas hästi palju teenusepakkujaid, kes pakuvad rahastust nii Euroopa baasil kui USA baasil. Rahastuse taha üldiselt asi ei jää. Võid mulle kirjutada emailile, ma tean mõnda ex-Amazoni inimest, kes on exit juba teinud, nad tahavad uusi Amazoni müüjaid rahastada. Samas sa saad ka know-how võib-olla endale sisse, et kirjuta mulle, ma saan siin kokku viia. Ma tean vähemasti ühte, kes sellist võimalust praegu pakub. Aga Eesti pankadest, näiteks Swedist olen mina võtnud 3 korda lao rahastamiseks laenu ja enamasti sul ongi lao rahastamiseks vaja, sest sa kasvad nii kiiresti, tahad näiteks USA turul tulla ka Euroopasse, sul lihtsalt vaja see kaup välja osta ja siin ei ole muud varianti, kui sa pead natuke raha ajutiselt sisse võtma. Raido, kui ma tellin Alibabast 2 konteinerit ja see suundub, ütleme, Saksa ja USA Amazoni, kes tegeleb tolliga ja tollist edasi liigutamisega? Sellega tegeleb sinu freight forwarder ehk kaubavahendaja ja kõik tollimised on läbi tema. Nii et meie ei pea tegelema tollispetsiifiliste küsimustega ega kedagi seal tollima ega vabastama. Need teenusepakkujad on laialdaselt olemas. Sina võtad pakkumised vähemalt 5-10 ja sa saad siis valida kõige kulutõhusama teenusepakkuja. Karmel, kas ma peaks arvestama ka alguses Amazoni reklaamidega? Jaa, ikka pead. Kui sa lanseerid, siis sul ei ole reviewsid. Sa tahad hästi palju nähtavust. Sa lased oma tootehinna võib-olla oma hinnatasemele esimeseks kuuks ajaks ja sa paned maksimaalselt tööle reklaamid, et sa oleksid kliendi silmade all kogu aeg. See on sinu võimalus saada müügid kätte. Sa oled soodne ja sa oled nähtav. Ja läbi selle nähtavuse ja soodsuse sa saad ostud sisse ja reviewd hakkavad tulema iseenesest. Amazonil on mõned alustamise programmid, kus Amazon ise küsib toodete jaoks reviewsid eraldi kirjadega. Muidu iga ostu järgselt Amazon saadab automaatkirja nagunii. Kui sa oled näiteks Saksa Amazonist või UK-st tellid midagi, sa saad alati kirja, et kuidas oli kogemus ja jätta nagu oma reiting. Aga Amazonil on veel programm, mille kaudu ta eraldi suhtleb klientidega, et hei, ole hea, kirjuta meile, pildista meile ja need inimesed saavad siis kas kinkekaarte või midagi. Et Amazon natukene aitab sul lanseerida tooteid ka. Ma arvestan küll seda, et reklaamikuluga tuleb arvestada tänapäeval just nimelt nähtavuse pärast ja müügi alustamise, tempoka alustamise pärast. Kuidas käib tehastega suhtlus ja logistikutega, kas läbi Skype'i? No hiinlased kasutavad Skype'i, aga üldiselt Hiina kanal on WeChat. WeChati sa saad endale tööle panna. Seal on vaja autentimist. Kui sa autentimise kätte jääd, siis Fiverrist saad tellida endale hästi soodsalt kellegi hiinlasest, kes sind autendib ära, ehk siis kinnitab, et sa oled päris inimene, et sa ei ole mingisugune robot või mingisugune võltskonto. Nii et kasuta võimalusel WeChati. Sa võid Skype'i kasutada, aga see ei ole väga professionaalne. Et me natukene ikkagi jääme nagu sinna, et kui me suhtleme Aasiaga, siis me katsume Aasia suhtluskanaleid endale üle võtta. Kui palju oled sa kursis alkoholi müügiga Amazonis? Keerulisem kui muidu. Alkoholi tohib müüa ainult tootja. Vahendada alkoholi ei saa. Nii palju ma tean. Aga jah, purunemise ja kõik siuksed teemad seal ilmselt on. Nii, siis Maia siin vahepeal vist tegi heli, aga mina kusjuures ei kuulnud.
Kas Hiinast on võimalik ka otse dropshippida USA Amazoni lattu? Dropshippimine tähendab üksiku paki saatmine USA Amazoni lattu. Seda ei ole mõtet teha. Hiinast ikkagi saada juba mingisugune 100-500 unitit korraga. Dropshippimine on ikkagi üksiku toote saatmine tehasest lõpptarbijani, et see on võib-olla sõnad on natukene läinud segamini. Aga ja, Hiinast sa saadad kauba otse Ameerikasse, sa oled varasemalt teinud 100% inspektsiooni, sa oled varasemalt veendunud selles, et sinu näidistega on kõik korras ja siis sa oled piisavalt julge, et saata kaup Hiinast otse Amazoni USA-sse või Euroopasse. Mis sa arvad ehetemüügist? Ehetemüük täiesti toimib, aga ehetemüügis on võib-olla selline eelprotseduur, kus sa pead ära tõestama, et sa oled korralik müüja. Ma olen abistanud ühte Eesti ehetemüüjat varasemalt, kui ma veel konsulteerisin, hetkel ma enam ei konsulteeri, et mina abistan ainult oma Amazoni kooli õpilasi eluaegselt, aga ma eraldi konsulte tegelikult ei tee, sest mu enda ettevõte võtab nii palju aega, et ehetemüügiga me toimetasime lihtsalt, et seal on sul vaja läbi närida kõiksugu kvaliteedinõuetest, sa pead ära tõestama tootmises, et sa tõesti oled seal Swarovskiga, sul on see pisikene kullakiht peal, eks ju, et alusta sellest, et trüki sisse oma ehte, otsi sõna, vaata, mis hinnavahemik on, jaga see 5-7-ga, kas tuleb kokku ja kui sealt tuleb kokku, siis uuri edasi. Et igasugusest regulatsioonist on võimalik ennast läbi närida. Lihtsalt, et siis sa tead, kas seda on mõtet teha. Aimar küsib, mis on Amazoni Eesti Facebooki grupi täpne nimi, et seda leida? Amazon Estonia, inglise keeles Amazon Estonia. Kui suur on soovitatav eelarve, et alustada? No 4-5 000 oleks mõnus, sa saad kindlasti 1-2 toodet ära teha. Võib-olla kui sul on 7000, siis sa saad paar toodet ära teha. Arvestame kindlasti, et sa lähed tegema 3-4 toodet, nii et aja pikku vaikselt alustades. Kui sa täna hakkad peale, teed ühe toote ära, sa oled juba oluliselt kaugemal kui enamik teisi, sest et sa oled juba nii palju targemaks saanud kogemuste pagasi näol. Nii et tegelikult ei ole vahet palju sul raha. Kui sul on 10 eurot, siis tee ära see kõige põhilisem ehk siis see test kauba saatmine Amazoni ja katsu need palmidega roosad sokid maha müüa ja siis on sul oluliselt, sul on ikkagi kindel tunne minna edasi nagu ka juba sadade ja tuhandeste kogustega, kui sa selle ühega oled ilusasti hakkama saanud. Kas handmade osas kehtib sama põhimõte, mida odavam, seda parem? Esilehe mõttes. Esilehele saavad kaubad, mis müüvad tükiliselt kõige rohkem ja üldiselt müüb rohkem kaup, mis on soodsam. Ehk siis kindlasti see kehtib ka Amazon Handmade'i sektsioonis. Aga kindlasti ka väärtuspakkumine. Sinu listingu ja piltide usaldusväärsus, kui hästi sa suudad inimesele kaupa selgitada, ilma et ta seda katsuks, nuusutaks, prooviks, tunnetaks, materjali lähedalt vaataks, see on kõik piltide ülesanne ja sinu töö. Jutt oli komplekti loomisest. Kas on võimalik komplekti teha erinevate tehaste toodetest, kes selle kokku paneb? Ja üldiselt ma seda soovitangi. See ongi hea, sest vastasel juhul, kui sa võtad ainult ühe tehase tooted, siis seesama tehas võib samasuguse komplektiga tulla ka ju Amazoni ja sul ei ole kaitset. Aga kui sa võtad 3 tehasest, laste peotarvete puhul näiteks laudlina, mullitajad, käevõrud, eks ju, nad tulevad kõik erinevatest kohtadest, siis on sul kaitse peal, sest et seesama käevõru tehas, vaevalt, et ta läheb kuskilt laudlinasid ja mullitajaid source'ima, et ta pigem tegeleb ikkagi oma põhitoote tootmise ja klientide otsimisega edasi. Et ja, kindlasti seda ma soovitan ja komplekteerida sa saad siis oma tarnepartneri juures näiteks. Mis võiks olla umbkaudne reklaamikulu kuu kohta alustava toote puhul? Ma ei saa sulle öelda. Kui sa müüd näiteks supplemente, näiteks, ma ei tea, hästi nagu üleküllastunud asju, ma ei tea, vahepeal siin olid droonid ja fidget spinnerid ja kõik sellised asjad, eks ju, et seal on reklaam mega kallis. Umbes samamoodi nagu Google AdWords, ei ole võimalik müüa mingeid dieettooteid või toitumisprogramme või mingisuguseid coachinguid. See kõik on väga kallis, sest konkurents on väga suur. Samas, kui sa müüd näiteks, ma ei tea, halli mingisugust tihendit kuskile, ma ei tea, duši ukse vahele, et see otsing on juba nii spetsiifiline, et nendesse tehtavad reklaamid on jällegi odavamad. Mida tihedam on konkurents ja Helium 10-ga sa näed seda ära.
seda kallim on reklaamimine. Üldjuhul me räägime ikkagi sellest, et vähemasti 70 senti on üks klikk, kui reklaami peale klient tuleb. Aga tiheda konkurentsiga segmentides on väga tavaline, et see üks klikk maksab sulle $4-5. Ja me ei soovita kindlasti mitte supplementse teha, kosmeetikat ei soovita praegusel teha ja selles mõttes alustamise faasis, et hiljem sa võid teha. Eestis on mitmeid edukaid ettevõtjaid, kes teevad hügieenitooteid, kosmeetikat, naha peale määritavaid tooteid. See on võimalik, aga ära tee esimese tootena, sest sul on nii palju keerulisem alustada, sul on regulatsioonid, sul on kallis reklaam, sul on turgudel on erinevad pakendamise nõuded, tõlked, värgid, särgid, et sa lihtsalt natuke võid kinni jääda, nagu sa oled nagu põlvepidi liivas, et tahaks, aga kogu see töö on lihtsalt nagu 10 korda suurem kui mingisuguse, ma ei tea, komplekti loomise juures, eks ju. Nii, lähme siit edasi. Kui suurtest summadest me räägime, et oleks vaja asja ette juba see reklaam. Ma ei saa sulle seda öelda. Me üldiselt ei kuluta reklaami peale rohkem, kui meie toote kasum on. Kui kasumimarginal on 25%, siis rohkem me lihtsalt reklaami ei tee, kui 25% sellest lõppmüügi hinnast. Seda saad ise timmida, sa saad ise vaadata. Ma ei saa sulle öelda, sest me sõltub ju, mis toodet sa müüd, mis segmendis sa müüd ja kui hea on sinu väärtuspakkumine selles segmendis. Nii, Raido tänab, aitäh, et sina kuulasid. Kas on võimalik teha ka tootevideoid? Ja tulebki teha. Tootevideod on olulised, kui sa ei taha siia kulutada liiga palju mõttejõudu, siis lihtsalt tavaline lahtipakkimise video, kus keegi inglise keeles räägib peale, on ka väga hea mõte. Sisuliselt võid selle ise teha ja tellida selle voiceoveri ehk teksti näiteks upwork.comist peale. Lihtne, soodne ja täiesti mõjus. Regi ütleb, et jäi koolitusega väga rahul, aitäh sulle. Margus, kas tootele lisada kohe oma bränd ja kuidas on oma listingut kaitsta kaaperdamise eest? Brändi sa pead niikuinii, ütleme nii, et üldine bränd võiks sul olla. Kui sa paned generic ehk siis sul ei ole brändi, see ei ole väga usaldusväärne, samas brändi ei pea kohe alguses 100% ära otsustama. Ma isegi soovitan, et vali mingisugune üldine nimetus, kas ma ei tea, European Pure, ma ei tea, Berries, Berries läks juba liiga, European Purity, ma ei tea, Natural, midagi, mis ei ole otseselt seotud kas lemmikloomade, garaaži, kasvuhoone, hobidega, sest et sa tahad ju testida, esiteks analüüsid 5-10 ideed, sealt võib pinna peale jääda mingi 15 väga ägedat mõtet. Nad on erinevad segmendid. Kui sa paned hästi konkreetse brändi nime, siis sa ei saa müüa mingi beebibrändi all mingisuguseid garaažitooteid, eks ju. Et parem, kui ta lihtsalt on midagi väga üldist, kas või lihtsalt mingi nimetus. Ma ei tea, Peetri pood. Peter's Shop. Täiesti võib-olla Peter's Shop, nagu sa võid sellelt kõike müüa ja kellegi ei ole midagi kobiseda. Nii, kaaperdamise eest saad kaitse niimoodi, et sa trademarkid ehk kaitsid oma kaubamärgi ära. Seda on võimalik näiteks 300 euro eest teha Saksamaal, 800 kuni $1000 eest USA-s. Esialgu ei ole vaja ennast üle mõelda, piisab sellest, kui Euroopas ära registreerida ja sul on juba mingisugune kaitse on omal olemas. Ja kaaperdamise eest veel läbi selle, et sa kindlasti ei too Hiinast muutmata toodet mitte kunagi Ameerikasse. Sa alati teed selle tootega pisikesigi parandusi ja juba on sinu toode mõnevõrra erinev sellest, mis lihtsalt Alibaba riiulite peal näha on. Nii palju head infot, põnevusega kuulan, aitäh sulle, Merr. See su isa annab mulle veel juhkem energiat juurde. Nii, pärast ettevõtluspäeva otsin sind igalt poolt üles. Olen täitsa olemas, kadunud ei ole kuskil. Kindlasti kirjutan, ootan su kirja. Nii, Margus küsib, kas Amazoni ladu kasutades on mingid toote suuruse piirangud. Katsu esialgu jääda kingakarbi suurusesse. Sa saad saata sisse ka, ma ei tea, voodiraamid, mööblit saad sisse saata, aga see on sulle nii kallis ja kui sa esialgu alustad ja sa täpselt ei tea, kuidas protsess käib, võib-olla sa ei oska hästi pihta panna klientide soovidele, su kaup jääb latu seisma, siis suure kauba puhul lihtsalt on laos passimine suhteliselt kulukam kui näiteks, ma ei tea, teepakkide puhul, mis sa võib-olla oled siin Eesti metsades kokku seganud, mingi orgaaniline mustika, ma ei tea, sambla, tšaga segu on ja
Et seda on oluliselt lihtsam hoida laos selle asemel, et maksta kümneid ja kümneid dollareid nagu laotasusid iga kuu rohkem ühe tüki pealt. Mul on väga hea meel, et sa jaksasid mind kuulata. Ahah, ma võtan veel viimase küsimuse ülejäänud siis meili peale. Mis läbikukkunud toodetest on saanud, kas koju voodi alla seisma? Ei, need on võimalik soodsa hinnaga Amazonis ju ära müüa, et sa lased hinna alla nii palju, et ladu läheb tühjaks ja nagu ei ole siin hullu midagi, et see on lihtsalt katsetamise raha, et suuresti sa saad oma raha tagasi, kui midagi ebaõnnestub, võib-olla jääd miinusesse, aga nagu oluline on liikuda edasi, võtta õppetund, mis ma tegin valesti, kas ma eelarvestasin, kas ma ei eristunud, kas ma läksin tegema meet you toodet ehk siis ma teen lihtsalt sarnase toote, see toote müüb, järelikult mina ka müün. Tegelikult see filosoofia ikkagi äris kaugele ei vii. Et sa pead natukene nagu vaatama, et mida klient tahab ja kuidas sina seda pakkuda saad. Nii et läbikukkunud tooted on kõik läbi müüdud varem või hiljem. Aitäh sulle, et sa jaksasid kuulata. Ma tean, et minu tekst oli väga tihe. Ma pommitasin sinu aju praegu hästi palju infoga. Kui sa tahad Amazoni valdkonnaga edasi toimetada, siis mina olen olemas ja ootan sinuga suhtlemist. Tšau!